Tartu? Kas teil on meeles, täpselt 35 aastat tagasi tähistati siinsamas Tartus üle pika aja avalikult Tartu rahu aastapäeva. Ja täpselt 35 aastat tagasi saatis kohalik partei aparatšik, tuletame meelde, Andrus Ansip, koerad patriootide kallale. Mul on tunne, et aeg hakkab ringiga tagasi tulema, sest alles hiljuti saatis tema parteikaaslane Kaja Kallas koerad ja teleskoopnuiadega relvastatud eriüksuslased rahu armastavate meeleavaldajate peale, kelle ainus süü oli see, et nad ei nõustunud valitseva režiimi poliitikaga. Vaadake, Tartu rahu on üks neid sümboldokumente, mis on hoidnud Eesti patrioote usus vaba Eesti suhtes. Tartu rahu kuupäev on üks neid sümbolkuupäevasid, mis on ka kõige pimedamatel aegadel andnud lootust ja kinnitust patriootidele ja rahvuslastele, et vaba Eesti on võimalik. Nüüd, Andrus Ansipi ja Kaja Kallase parteikaaslane Urmas Paet tahtis seda sümbolit ära anda. 9 aastat tagasi, 2014. aastal sõlmis ta lepingu Vene välisminister Lavroviga. Selle lepingu sisuks oli ära kinkida mitte lihtsalt meie maa, mille me olime endale võitnud vabadussõjas, vaid ära kinkida ka see sümbolväärtus, Eesti riigi õigusjärgsus. Meie kõige pimedamatel aegadel meile kinnitust andnud sümbol. Ta reetis Tartu rahu. Ja vaadake, Andrus Ansipi, Kaja Kallase, Urmas Paeti parteikaaslane Marko Mihkelson leidis aega huvitavate piltide tegemise kõrvalt ja tahtis Tartu rahu veel kord tühistada, sest ka 9 aastat tagasi ajas tema usinalt asja, et teha Venemaaga viisavabadust. See oleks kustutanud piiri, sest Tartu rahu, lisaks sellele, et ta on rahuleping, on ka piirileping. Viisavabadel riikidel tegelikult piiri ei ole. Nüüd, kuu aja pärast on Eestis valimised. Ma tean küll, Tartut peetakse Reformierakonna kantsiks, aga Tartut peetakse ka eestluse kantsiks. Iga tartlane peab endalt küsima valimiskasti juurde minnes, kas ta annab oma hääle erakonna poolt, kes on alati olnud truu Tartu rahule, vaba Eesti ideaalile, kes on alati olnud oma rahva poolel, kes on alati seisnud vaba Eesti eest, või ta annab oma hääle reeturitele, mahamüüjatele, nendele, kes saadavad koerad meile kallale, kui me oma õiguse eest seisame. Eelolevatel valimistel saab hääletada kas Eesti poolt või Eesti vastu. Mina kutsun teid üles kõik koos hääletama Eesti poolt. Päästame Eesti! Aitäh! Õige! See on õige jutt! Õige! Õige, muidugi!